risti. NBA 2014. Steve Spirit, mis tiimi nimi? Nüüd me näitame teile hotellituba, kus me siis nädal aega elasime. Siin on garderoob. Siin on kuivatuskapid, kus sai pärast trenni pestud asju ilusti kuivatada. Siin on meie nädalane kava. Ja siin on vannituba. Väga hea ruumiga. Suur. Siin ajas Kevin Aalve oma jalakarvad maha, mis on professionaalses spordis üsnagi tavapärane tegevus tegelikult. Ja siin me siis lõõgastusime pärast trenni. No tere, poisid! Jaa, aga ta ei teinud, ta kuradi meelega. Ja siin on hotelli sisehoov. Siin me veetsime oma õhtuid, suveõhtuid. Jana Rõuna, jälle sina. Jälle mina. See on siis sinu tuba. Jah. Sinu toakaaslasteks olid? Max ja Aale. Kuidas jäid rahule? Väga. Kas sust sai inimene? Ja Max tegi must inimese. Hommikuti kätekõverdusi hakkasid tegema? Ja iga hommik tegin kätekõverdusi. Palju sa tegid? Esimene hommik 30 üle 20. Miks edaspidi langes? No ma ei oskagi täpselt öelda. Filmis, G-Dog on seal, filmi! G-Dog! Gerda Juhkam. Siin olles selgus üks huvitav fakt, et noorte seas populaarses internetisaidis Instagram on sul ütlemata huvitav kasutajanimi. Ütle see kasutajanimi. G4, 2V ja G. Ehk siis tõlkes tähendab see... D on ka veel vahel. Ehk siis kiirelt öeldes kõlab see kuidas? G-Dog. Ja kus kohas see nimi oli? Ja mis see tähendab? Ma ei tea, mu sõpr välja mõeldis. See on nagu mingi gangsterite värk või? Ei ole. Keegi mõtles vahepeal? Rahuli küüdini kõigest. See on kuidagi su nimega seotud või on lihtsalt välja mõeldud? Lihtsalt välja mõeldud. Instagrami kohta veel küsides, et palju sul jälgijaid on? Ma ei tea, mingi üle 2,5 sotti. Ja sina jälgid mitut? Mingi 300. Et rohkem jälgid sina, kui sind jälgitakse? Kahjuks küll. Flora uhkema habemega mees, Jüri Salupere. Nädal aega Otepääl on selja taga. Sinu kiire kommentaar. Soe oli. Uusi sõpru me leidnud. Oli palju tööd, vähe puhkust. Sinu töö siis seisnes täpsemalt milles? Hoolitsesin Markus Jürgensoni ja Jana Rõunapi heaolu üle põhiliselt. Markus Jürgenson nüüd siis 3 nädalat pärast operatsiooni põhimõtteliselt terve. Jana Rõunap rebenenud riistad sidemega teeb kõik kaasa, ei ole mingit probleemi. Kuidas kommenteerite seda, et väidetavalt Markus Jürgensonil on menisk tagasi kasvamas, mis meditsiinimaailmas on esmakordne nähtus? Ei kommenteeri. See on jama. Peab olema. Keegi teine pole, siis ise peab olema. Lükkate ümber või kinnitate? Ütleme nii, et lükkame ümber. Nüüd, kui siis vist 8. laagripäev on selja taga,
Päikest oled saanud, millega vabal ajal tegelenud oled? Ohjeldanud oma toakaasast. Ehk siis keda? Oliver Popp, minu paremini käed. Tal on heal lapsel mitu nime. Tuntud ka kui Sofo. Ja korvpallimaailmas Sofo. Korvpallimaailmas on ta Sofo. Vabal ajal. Vabal ajal ma hakka ütlema. Kas jäid treeningtingimustega rahule sina kui füsioterapeut? Jäin väga rahule. Oli mõnus jahe jõusaal, ruumikas, hea väljak, korvpalliväljak, kõik oli ideaalne. Tuleksid hea meelega siia järgmine suvi tagasi? Tuleme kindlasti. Kas mehed on Kalju vastu valmis? Valmis, kõik on valmis. Millal naaseb varsti operatsioonile minev Jana Rõunap? Jana Rõunap naaseb, näete teda ilmselt järgmisel hooajal, aga siis võib-olla ei tunne äragi teda enam. Ja Markus Jürgenson? Markus Jürgenson naaseb põhimõtteliselt järgmine nädal. Ja mis seis on viimased 3-4 päeva vigastatud olnud Errol Riibergiga? Errol Riibergiga on kõik hästi. Ei usu, et see vigastus teda kaua tagasi hoiab ja naaseb ka piisavalt kiirelt. Ja pealinnast on tulnud ka ärevaid uudiseid, et Albert Prosa on haigestunud ja jättis mängu Islandiga vahele. Oled sa olnud temaga kontaktis ja mis seis on temaga? Ei ole olnud kontaktis, aga lubame, et kohe kui näeme, siis teeme ta terveks. Aitäh, edu! Oleme siin korvpalli väljaku ääres FC Flora fitness-treeneri Kristjan Pommiga. On käes laagri viimane päev. Kuidas jäid laagriga rahule? Laagriga võib väga rahule jääda, sest täitsime oma eesmärgi ära, plaanid kõik 100%, kõik mehed on terved ja oleme valmis Nõmme Kaljuga mängima, võitma. Viimases trennis viime õpitu ellu, et nagu näete, et siis see on see, milleks me valmistunud. Realiseerime oma ideed. Videomaterjalist on näha, et Jürgenson teeb juba päris tugevalt trenni. Mis on tema olukord? Olukord on üllatavalt hea, et mees üllatab kogu meditsiinilist maailma, et on kasvatanud endale meniski tagasi, mis tal just ära opereeriti ja on siin paari nädalaga taastunud kiiremini kui iga teine normaalne inimene. Mis on prognoositav naasmiskuupäev? 12. juuni, kell 16.00. Väga hea. Ja mis praegu toimub, kui ma siin kaameraga võtan? Jalgpalli mängust on asi kaugel, et tegeletakse hoopis korvpalliga. Miks siuke otsus? Vahepeal tuleb ka varieerida, et muidu muutub see liiga ükskõiseks, kui kogu aeg palliväljakul jalaga palli taga ajada, et vahepeal tuleb ka oma motoorseid oskusi rakendada ka mujal. Vaba aja veetmise võimalused, kuidas Otepääl olid? Et näha on, et keha on sul päris pruuniks saanud, et kas oli ka vaba aega ja kas oli ka midagi teha? Vaba aeg oli 2 trenni vahel ja trennide järel, et saime väga palju päikest tõepoolest, ilm soosis päevitamist. 10 sekundit, pole juhib! Käisime discgolf mängimas, metsas jalutamas, seiklusrajal seiklemas ja lihtsalt korvpalli mängimas. Ja millele ära lõhkusite discgolfi rajal? Ühe meie staarmängijast Markus Jürgensoni diski viskasime liiga kõvasti. Aga noh, võitjatel juhtub. Hea küll, aitäh! Hea Casey! Võime ka filmida teha. Aitab küll. Võidukorvi visanud Martin Kase, kiire kommentaar mängu lõpuks. Kaitses olime tublid ja tegime oma ründus ära ja võita meie. Mitu võitu saite? Ma nii ei teagi, peab pärast vaatama statistikast. Mis on edasised eesmärgid? Korvpallis ja jalgpallis? Korvpalli mängime lõbuga ja jalgpallis meistritiitel. 5 miinuses ei saanud vist laagri jooksul ühtegi võitu. Miks? See on vale informatsioon teil. Mitu võitu te saite?
2 tükki. Isiklikult ühe. 2 võitu. Kes olid teie vastused? Käsi on praegu päris hea. Anna Rõunap ja Gerdo. Vaatan kohe, mis mul on, vaatan käsi hea. Ja siin kohe lülitame ümber Andre Frolovile. Kiire kommentaar pärast kaotatud või võidetud mängu. No me siin enamuse võitsime, et ühe lasime reservid peale korra, et karistati ära. Aga üldiselt ei, no mul on käsi on päris hea, et jah. Et seal teised ka korvi all midagi, nad pusisid seal, aga... Tasakaalus. Jürgen Enni, kiidaks. Mait Toom lauas, kuskil 40 lauda täna. 30-40 lauda. Ja Kase muidugi, piist. Nüüd on nädalane laager selja taga. Kuidas on emotsioonid täna, reedesel pärastlõunal? No ei tea. Ei, väga hea. Kõik on super, jääks veel siia. Oleme nädala veel äkki. Et tuleme täpselt, teeme korra mängul Tallinnas ja siis tuleme siia tagasi veel uuesti ja selles mõttes, ei, noh, Kohtsus on ikka päris hea. Vist sinu jaoks kõige sükest elevust tekitavam seiklus oli seiklusrajal käimine. Räägi nüüd paar sõna sellest. Jah. Mis selle raja nimi oligi? Kannatuste rada, jah. Imeline. Soovitan kõigile soojalt. Biceps. No nende kätega ei ole raske sealt muidugi ronida, aga no teistel oli raske. Asjad kaasa, lähme ära. Ja emotsioon väga hea sealt. Teame veid punased võivad. Jalgpalli mängimise tingimused olid head? Super. Vahepeal seda sihma tuli ilusti, saime. Ja vaba aja veetmisvõimalused? Ei, no selles suhtes Kossus ma olen päris hea. Mul käsi on hea ja 300 tagant, kui ma saan veel, siis saame nagu rohkem punkte. Selles mõttes, no vaata ise, mul käed on head. Kalju vastu oleme valmis? Peaks poes ka vist enam ära käima, kui näeme. Aga mis sa küsisid? Sa küsisid Kalju. Ei, jaa, valmis. Aitäh ja edu edaspidiseks. Aitäh. Oliver Papp, FC Flora massöör, jah? Füsioterapeut. Käes on laagri viimane päev. Tuju on meestel hea, korvpall käib. Sinu kommentaar lühikesele suvelaagrile? Ma arvan, et väga hea vaheldus oli poistele. Siin lisaks sellele Tallinna melule ja mürale ja siuke rahulik väike nädalake Otepääl Tehvandil. Ideaalne kompleks ja trennimiseks ja puhkuseks ja ma arvan, et poisid on väga rahul. Jutud käivad, et sa olid ka selle nädala jooksul suhelnud Eesti tipplaskesuusatajatega, kes on sul kuidagi kahtlaselt lähedaseks sõbraks saanud. Minut! Kapi nagu jalgas, Nii, küsimus? Vastab see tõele? Lähedaseks ei ole, aga sõpradeks oleme küll saanud selle viimase 4 päevaga. Väidetavalt olid ka masseerinud ühte, massaaži teinud õigemini. 2. Ja kes need olid täpsemalt? Üks oli laskesuusataja juunioride maanmeister Grete Kaim ja teine oli juunioride EM-i 6 Kristel Viigipuu. Ja mängijate poolt oli sul ka selleks nädalaks oli sulle pandud ka väike ülesanne, et kaotada 5 kilo. 8. Et kuidas sellega lood on hetkel? Pean tõesti tunnistama, et siin Tehvandi hotellis on tõesti nii head söögid olnud, et see lihtsalt ei ole nagu lihtsalt võimalik. 3 korda päevas söök ja kuna valik on nii suur, siis ma tõesti võin poistele öelda, et ma kaotsin selle võistluse. Jäid rahul nädalaga? Jaa, super nädal. Aitäh! Erki Jonalainen, laager selja taga. Sinu kommentaar? Väga mõnus oli. Kiidan heaks. Raudsev kiidab heaks. Oled terve püsinud terve see nädal aega? Peaaegu terve see hooaeg. Aga see on peaaegu. Antud hetkel on sul väikese sõrma otsas mingi rauatükk, et mis juhtus sellega? Kõõlus läks katki Levadia mängus, aga ei tea kuidas. See on omaette küsimus. Kuidas see katki läks? Nädal aega Otepääl. Vist oli parajalt vaba aega ja samas sai tõsist tööd tehtud. Kuidas kommenteerida? Ja ei, muidugi. Anna sööd! Kõvasti sai tööd tehtud, olgem ausad. 2 korda päevas trennid, mõnus, puhkus, korralik toit, korralik lõõgastamine. Kõik oli viimase peal. Millega tegelesid vabal ajal? Käisime discgolfi mängimas ja siis muidugi kõige raskem
lõõgastumine oli Kannatuste rada seikluspargis, mis võrdus peaaegu fitness testiga. Sinu toakaaslane Andre Frolov. No näete teda siin. Härra. Sinu toakaaslane Andre Frolov rääkis, et sul on selline huvitav komme pidevalt süüa. Miks nii? Tegijal mehel on ikka alati kõht tühi ju. Selles suhtes, et energiakulu on suur, siis tuleb ju seda kuskilt tagasi saada. Räägi sellest tundest, see tunne, kui sa tahad süüa. Mis su kehas siis valitseb? Kaos. Ja kõige enam, millega sa kustutasid selle nälja selles laagris? Milleks need olid? Mis toiduaine? Mis asi? Esiteks olid banaanid ja pirnid, aga siin liigub mingi vale jutt, et olid ka palju küpsiseid. Tuk-tuki küpsised. Samas mõningad olid, aga olid head. Tuleb tõdeda, olid head. Jäid nädalaga Otepääl rahule? Muidugi. Tahaksid tagasi tulla? Kindlasti. Oleme Kalju vastu valmis? 100%. Edu. Aitäh. Tervist. Jürgen Henn. Tervist. Laagri viimane päev on käes. Eile sinu juhendatav FC Flora 2 alistas Eesti karikavõistlustel esimeses ringis karikafinalisti Tartu Santose. Tuju on vist hea? Minu poisid. Tuju on suurepärane. Ise olid eile mängu ajal Otepääl. Kas nägid mängu? Olid mingit moodi ühenduses? Vaata, ei pingiga ühenduses ei olnud. Ma usaldasin oma mängijaid, abitreenerit. Abis oli Risto Kallaste. Ma teadsin, et kui jäime 2-0 taha, ma väravaid ei näinud, aga ma teadsin, et me tuleme sealt välja, sest mänguliselt olime ikkagi teisel poole ajal algusfaasis paremad. Sinu emotsioon lisaaja viimasel sekundil, kui nemad vastased suutsid viigistada 4-4? Natuke olin hämmeldunud, aga ma teadsin, et pendlaid meil lähevad mehed isuga lööma ilma hirmutani. On mängitud on? Korra tuli kahtlus sisse, et äkki, kui Santosel oli 2 varianti seal otsustada ära, aga nad lõid mööda. Oled pärit Viljandi linnast, kus on suvel ütlemata populaarne veetama päevad rannas, et on näha, et oled jumet saanud. Sellest ka mu rannakeha, tõsi ta on. Oled ka siin rannamõnusid nautinud? Korra. Kus siis täpsemalt? Pühajärve rannas käisime. Jällegi peatreener sai isu täis väga kiirelt ja pidime ära tulema, nii et... Kas annab võrrelda seda randa siin Viljandi omaga? Mingil määral. Rand oli ilus, aga inimesi oli vähe. Viljandi rannas on alati rohkem inimesi. Tuttavaid on täis Viljandi rannas. Selles mõttes on seal parus. Ja Otepää tüdrukud? Pole näinud ühtegi. Ühtegi? Ühtegi ei ole näinud. Mõned vene suusatajad, aga Otepää tüdrukud pole näinud. Kristiina Šmiguni trehvanud? Olen oodanud ta maja ees, aga ei ole näinud. Ei ole näinud. Andrus Veerpalu? Nägin. Minu kõrval küsis oma hooldepoksi võtit. Nii, vahetasid ka paar sõna Eesti spordilegendiga? Pärast tema lahkumist. Veevitasin talle. Aga arvad isiklikult, et nädalane laager Otepääl läks asja ette? Suurepärane koht, suurepärane laager. Oleme Kalju jaoks valmis? 100%. 100%. Aitäh, jõdu! Kõike kaunist! Jana Rõunap, käes on laagri viimane päev. Kuidas on emotsioonid? Positiivsed. Millega tegelenud oled, et kuuldavasti ootab sind ees üks raskemat sorti põlveoperatsioon, et sinu kommentaar? Nojah, ootamatult tuli selline asi, aga mis seal teha, tuleb edasi minna eluga. Mis siis täpsemalt viga on? Lihtsalt side on puruks eesmine. Okei, ja kus see juhtus? See juhtus enne Kalevi mängu, üks päev. Ehk siis? Kuu aega tagasi, umbes nii. Millega siis sina siin laagris nädalaga tegelenud oled? Olen Jürgensoni ja Eroliga tegelenud, palli ja jooksnud ja... Ühesõnaga oled trenni saanud teha? Jaha. Ja meeleolu on positiivne? Ja siiamaani küll. Ja mis su tüdruksõber ütles selle peale, kui sa ütlesid talle, et sul on põlv katki? Midagi ütles, tule koju ära. Tule koju suppu sööma.
ei, suppi kutsus sööma. Kutsus lihtsalt koju? Jah. Ehk siis Viljandisse? Ja puhkama. Randa? Ma ei tea, kas päris randa, aga Viljandisse. Ise sul tüdruksõber eile oli rannas kuuldavasti? Oli kuuldavasti rannas ja mängis võrku. Teiste tüdrukutega? Tüdrukutega, võib-olla mõne poisiga ka. Bikiinides. Väga hea. Ühesõnaga, oled rahul laagriga? Väga rahul. Okei, head paranemist. Tule ka. Kiire välk intervjuu. Flora, ilusaim mees. Jäid laagriga rahule? Väga rahule. Päikest said? Natuke sain. Oled jätkuvalt Flora ilusaim mees? Töötan iga päev selle nimel, et olla Flora ilusaim mees. See on mu põhiline prioriteet siin laagris. Veetsid nüüd nädal aega ühes toas härra Frolovi ja härra Junolaineniga. Nii. Kuidas nad on kui toakaaslased? Mõlemad on minust lühikesemad. Lühemad? Lühemad. Mõlemale meeldib palju süüa. Ja ma ei tea, muidu olid mõnusad toakaaslased. Magasid hästi. Ja kuidas üldine meeleolu pärast nädalajast laagrit? Super. Väga hea. Mis kõige meeldivama mälestuse jättis? Markus Jürgensoni põlve paranemine. Oli kõige parem meenutus. Kuidas ilmaga joppas? Kas olid päikselised päevad või saadas vihma? Üldiselt oli väga ilus, päikseline. Aga eile nägime ka vinget vihma ja äikest. Ja Flora tubli võitu. Flora duubel oli väga tubli. Vaatasime pundiga kõik koos, kuidas Flora duubel madistas koos Santosega ja näitasid oma hinge, nii et näitasid, milline on Flora hing. Siin kesknädalal hakkas meeskonna seas ringlema üks video, kus sa üritasid seiklusrajal kätt abil köiest üles rünnida. Sinu nägemus sellest juhtumist? Minu nägemus oli selline, et esimesel korral olid raskused. Väike struggle oli, kui teine kord võtsin kogu hinge ja kogu jõu seest välja ja raiusin üles. Okei, edu korvpallis! Aitäh, enne! FC Flora peatreener Norbert Hurt. Käes on laagri viimane päev. Käsil on siuke lõbusam treening korvpalli näol. Kas suudad poistega sammu pidada? No ega see kerge pole. Mehed on vormis, aga enam-vähem saab hakkama, et kaasmeeskonnakaaslased aitavad mind. See sama, kes siin kaamera taga on, see kõvasti aitab minna. Pean mainima, et peatreeneri kohta oled sa ütlemata heas vormis. No ega tahaks olla see mees, kelle tegude järgi peab tegema, mitte selle järgi. Nüüd on 7 päeva laagrit selja taga. Kuidas sina selle nädalaga rahule jäid? Väga mõnus oli, väga hea keskkond. Otepääle suured tänud, head tingimused magada, süüa, treenintingimused super. Ma arvan, et mängijad ka jäid rahul, et väga hea selline vaikus oli meie ümber, et ei olnud segavaid faktoreid, nii et väga lahe. Sain ka treeningu täna teha, mis tarvis, nii et super. Mis peamine eesmärk siin oli, et 4 päeva pärast on ees ootamas mäng Nõmme Kaljuga, mille kallal kõige rohkem tööd tehti? No taktikalisi aladusi me ei saa öelda. Olid kindlad mänguülesanded, mida me üritasime selleks teha või mida me tegime selleks, ütleme. Aga muidugi suurim eesmärk on selline teenist parem tundma õppida ja meeskonna ühtsus. Et see oli kindlasti väga oluline. Lisaks suurepärastele treeningvõimalustele oli siin vist ka päris palju teha vabal ajal. Et korvpalliväljak, discgolfiväljakud, seiklusrajad. Millega isiklikult vabal ajal tegelesid siin? Korvi sai mängitud natukene, ujumas sai käidud Pühajärvel. Ja niisama sai ka see ringeid, et siin on päris huvitavad rajad. Aga ma kuulsin, et see seiklusrada oli paras killer on, nii et järgmine kindlasti tahan sinna minna. Järgmine aasta tuleme tagasi? Ma arvan, et kõik jäid rahule ja kõigile see meeldib. Ise me oleme treenit arutanud küll, et ma arvan, et see on koht, kus tahaks tagasi tulla. Jürgensonist rääkides, et füsioterapeudid ütlesid, et maailmarekordiga on tegemist tema meniski operatsioonist paranemisel. Väidetavalt kasvab tagasi menisk. Sinu kiire kommentaar? Luba, ma näitan seda, mis sul külje peale kirjutatud on, et kas sellist on küsimust. Et siin on, ma arvan, nagu kõik öeldud, et see ei ole inimene. See ei ole inimese hingega vähemalt.
aga aitäh ja edu! aitäh sullegi!